Tervist! Mul on hea meel siin Objektiivi stuudios rääkida juttu Saaremaa põlisrahva valitud esindaja Kristjan Mooraga. Tervist! Tere jälle! Eelmine kord, kui me siin stuudios olime, siis rääkisime pikalt sellest, kuidas riik on asunud müüma põhimõtteliselt Eesti rahva pärusvara ehk Eesti maad, seda eesmärgiga ehitada sinna peale tuulikuid. Ja rääkisime loomulikult ka Saaremaa põlisrahva liikumisest ja põlisrahva liikumisest laiemalt. Nüüd on Saaremaa põlisrahvaste õiguste deklaratsioon jõudnud siis ka Riigikokku ja hiljuti just käisid Riigikogus põhiseaduskomisjoni ees seda esitlemas. Jah, see oli siis eile, et Saaremaa põlisrahva poolt algatatud kollektiivne pöördumine. See on siis tehtud kollektiivsete pöördumiste seaduse alusel. Kui on üle 1000 toetusallkirja kogutud, siis sellised pöördumised võetakse Riigikogus menetlusse. Nii et me algatasime selle pöördumise rahvaalgatus.ee keskkonnas eelmisel aastal 22. novembril. Ja siis õige varsti pärast seda käisin ka siin saates ja umbes selle saate tegemise eelmisel päeval oli siis riik pannud müüki väga suure hulga metsakinnistuid, mis on siis peamiselt riigimets ja maismaa tuuleparkide rajamiseks, aga Saaremaa põlisrahva enesemääramine ja oma õiguste kaitse vajadus ilmnes enne seda, kui aasta varem oli riik teinud merealade eriplaneeringu ja asunud kiirkorras müüma ka saarlaste merealasid. Ja saarlased on mereline rahvas, põline rahvas ja meie käest keegi meie merealade müügiks luba ei ole küsinud. Nii et pöördusime siis rahvusvahelise õiguse poole, rahvusvaheliste lepete poole, mida ka Eesti Vabariik on ju ette valmistanud koos ÜROs, meie delegatsioon, ja ka Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi koosseisus. Ja neile rahvusvahelistele lepetele tuginedes me ennast siis põlisrahvaks kuulutasime ja nende lepetega kaitstud põlisrahvaste õigusi me siis ka taotleme. Nii et eile me pöördusime siis Riigikogu põhiseaduskomisjoni Saaremaa põlisrahva kollektiivse pöördumisega, nõuame Saaremaa põlisrahva õiguste riiklikku tunnustamist ja kaitset. Nii et see rahvaalgatus kogus allkirju jaanuarini, me esitasime ta tegelikult jaanuaris juba Riigikogu menetlusse, Riigikogu juhatus tegi otsuse 20. veebruaril ja siis 6. mail nüüd võeti põhiseaduskomisjoni päevakorda, nii et sellise pooleaastase vinnaga paistab, et need asjad käivad. Kas see tuulikute projekt on peamine, mis on pannud põhimõtteliselt saarlasi kogunema ja ennast põlisrahvaks kuulutama? No tuulikud on meile ajaloost omane asi ja me nimetame neid tuugeniteks ja tuuletööstuseks. Tuuleturbiinideks. Sellel ei ole kahjuks selle varasema tuulikuga midagi ühist. Ja kui varasem tuulik oli kohaliku peremehe oma ja ehavatas talle vilja ja see oli selline idülli osa, siis tänane plaan on kahjuks see, et need maad müüakse võõrastele, seda kasumit jagatakse ka võõrastega ja saarlastele ei ole sealt mingit osa pakutud ja selle raha, mida siis võõrastele pakutakse, võetakse ka riigi eelarvest nende toetustega, mida siis rohehulluse kaudu rahva rahakotist ettevõtjatele antakse. Nii et õnneks küll veebruaris peatati see ajutiselt, nii et meretuulepargile kavandatud 2,6 miljardine Eesti riigi eelarvest minev toetus lükati lihtsalt edasi. Me ei näe, et see projekt oleks peatatud, teame, et tulevad kohaliku omavalitsuse valimised. Tänane võimukoalitsioon tahaks ju veel meeledi võimul olla ja ta lihtsalt on selle praegu lükanud kalevi alla. Aga meie nii-öelda enesekaitseks tõepoolest nende rahvusvaheliste õiguste poole pöördusime. Ja ega siin ju midagi üllatavat ei ole. Saarlased on elanud Saaremaal tuhandeid aastaid. Põlisrahva kõige kesknesem tunnus on see, et me oleme elanud oma maal enne kõike teisi. Ja meie sihukeseks ajalooliseks kogemuseks on, et Eestis on vahetunud vähemalt 15 riigikorda. Põlisrahvas on selle kõik üle elanud.
Ja nüüd, et siis tänane Eesti Vabariik, mille kodanikud me kõik oleme, on meile omane ja armas. Me kindlasti tahame seda kaitsta, aga hetkel võimule jõudnud tegelased kahjuks ei teeni enam selle rahva huve, kes selle riigi asutasid. Nii et siin me peame siis neid püüdma taltsutada. No ja mis ma oskan eilse põlisrahva avalduse menetluse kohta põhiseaduskomisjonis öelda, see vastus oli neil ette valmistatud juba varem ja nad lükkasid meie taotluse ettearvatult tagasi. Nii et me vähemalt üritasime, aga me võime siis täna rääkida, miks me seda tegime ja mis ettevalmistus me veel oleme teinud ja kuhu me siis edasi liigume oma õiguste kaitsel. Ja kahtlemata, võib-olla tutvustame natukene seda Saaremaa põlisrahva avaldust. Ja, et see avaldus on siis esitatud Riigikogule, Riigikogu juhatus suunas ta põhiseaduskomisjoni, mis oli ka meie eeldus, kuna seal on põhiseaduslikud teemad. Ja kõigepealt siis saarlased kui põlisrahvas. Me oleme ennast siis 12. veebruaril tehtud otsusega määratlenud põlisrahvana ning seda tuleb tunnustada. Põlisrahvana on saarlastel õigus oma identiteedi, keele, kultuuri ja maa-alade säilitamiseks. Ja see maa-alade osa ongi meie taotluses siis erineb võib-olla võrukeste taotlusest, kes panid oma fookuse rohkem keelele ja kultuurile, aga et meil on ka oma maa, mida me tahaksime kaitsta ja mille osas me tahaksime otsustada, et kui keegi teine tuleb seda maad maha müüma, et seda siis kaitsta saaks, see oli siis selgelt meie taotluse osa ja tuleb välja, et rahvusvahelised lepped seda kõike toetavad. Meil on oma identiteedid ja väärtused, saarlaste kui merelise rahva identiteet ja kultuurilised väärtused on lahutamatult seotud Saaremaaga ja seda ümbritseva merega ning ajaloolise kalapüügiga. Kui nüüd 70 kilomeetri ulatuses Saaremaa läänerannikule meie kõige parematesse kalavettesse tahetakse seda tuugeni tööstust teha, siis kalapüüki seal kahjuks enam jätkata ei saaks, eriti traalipüüki. Ja kahtlen on, kas üldse enam merele lubatakse, nii et siin on ka selline meie diskrimineerimise näide. Ja saarlaste tunnustamine põlisrahvana suurendaks saarlaste kollektiivset võimalust otsustada Saaremaa ajaloolise elupaiga ja looduskeskkonna kasutuse üle. No siit tuleb üks keskne põhjus, miks siis rahvusvahelised organisatsioonid on asunud maailma põlisrahvaid kaitsma, sest on selgunud, et looduskeskkond on põlisrahvaste elualadel kõige paremini säilinud. Ja selleks, et siis võiks ka edasi kesta, siis tulebki põlisrahvaste käest küsida, mitte mingite maailma suurkorporatsioonide huvidest lähtuvalt asuda seda loodust ja elukeskkonda seal rikkuma. Ja meie õiguslik staatus, et põlisrahvad kui inimõiguste kaitsjad. No inimõiguste kaitsmise teema on keskne, eriti vähemuste kaitsmisel. Et reaalselt siis täna ennast põlisrahvana määranud saarlaste hulk ei ole enamuses. Meid on küll kõigis 12 Saaremaa kihelkonnas piisavalt ja neid arvu tuleb järjest juurde, kes siis põlisrahva kogukondadega liituvad. Eelkõige on tegemist kihelkonna rahvastega. Õnneks on Saaremaal vallad ja nüüd ka osavallad, siis, mis on valdadest jäänud vanade kihelkondade piires, nii et neid piire on vähe muudetud. Mõnes üksikus erandis on suurem kihelkond mitmeks jaotatud. Näiteks kihelkond on kihelkonna ja Lümanda, võib-olla see on siis kolhoosi aja pärand. Ja Orissaares siis vana Pöide kihelkond on Orissaare Pöide ja Laimjala osavallaks jagatud, aga põhimõtteliselt need vanad piirid on siiski veel teada ja tuntud ja selle kihelkonna rahvastena ongi meil see õiguslik staatus kõige selgem. Kui nüüd kihelkonna rahvad tahavad ka ennast ühiselt saarlasena esindada, siis ongi selleks loodud ühine kogu ja mind on siis valitud üheks saarlaste esindajaks, et põlisrahvaste traditsioonide järgi me ei vali endale mitte ühte esindajat, vaid ikkagi esinduskogu, et siis ei saa keegi oma suva järgi otsuseid teha, me lepime ennem kokku, mis otsuseid me teeme. Kui palju neid inimesi seal esinduskogus on? No kõige väiksem on lubatud on 3, nii et meid on nagu selle Saaremaa põlisrahva seltsingus, kellega me ka kohut käime, ongi 3. Mina olen siis Pöide kihelkonnast, meil on JNDR on kihelkonnast ja meil on ka Kaarma kihelkonna esindaja Hannes Nelis, kes on ka Valjala ja Kaarma koguduste õpetaja. Nii et meil on selline
põline side kohalike kogudustega samuti. Kogudused on siis, ütleme, kõige kestvamad organisatsioonid üldse, nad on 100 aastaid ju vanad ja on samuti üle elanud palju erinevaid riigikordasid. Ja tuleb välja, et Saaremaal siis, me sellest ka rääkisime eelmine kord, et näiteks Valjala kiriku lähedal väljakaevamistel on selgunud, et saarlased olid ka kristlased ennem võõrvalutajate saabumist, aga mitte kõik. Nii nagu me täna ei ole kõik siin kristlased, paljud meist on, mina ka seal hulgas, see aitab meid kindlasti oma eesmärkidele lähemale jõuda, aga osa inimesi on endiselt, ütleme siis, usule leiged. Nad muutuvad kiiresti usklikuks, kui häda kätte tuleb, seda võib eriti sõjaolukorras näha, siis tulevad ka palvesõnad meelde, aga no, täna on meil rahuaeg ja me oleme siis selles osas leplikud, aga nüüd see inimõiguste kaitse staatus, see on jah vähemuste õiguse kaitse ja on olemas selline Euroopa inimõiguste kohus, millesse me siis järgmisena pöördume, nii et kõik need meie eelnevad Eesti kohtusüsteemi läbimised ja õiguskantsleri poole pöördumine ja nüüd ka Riigikogu põhiseaduskomisjoni poole pöördumine olid ju tegelikult selle arvestusega tehtud, et tänane Eesti Vabariigi võimukoalitsioon meid ei toeta, kohtud ei toeta ja õiguskantsler ka ei toeta. Et see vastused olid eeldusena vajalikud, ilma nende teadmisteta sinna Euroopa inimõiguste kohtusse ei võeta ja millegipärast siis tänased valitsejad otsustasid meid mitte tunnustada ja see asja sinna Euroopa inimõiguste kohtusse edasi saata, selle asemel oleks võinud ju meile sammukese vastu astuda, aga küllap nad on siis linnainimeste hulgast, kes on oma põlisrahva juurtest võõrandunud ja võtnud endale mingi muu ideoloogia aluseks. Igatahes Saaremaa põlisrahva tunnustatud staatus võimaldab meil otsustavalt kaasa rääkida oma metsade, veekogude ja loodusvarade kasutusel ning takistab traditsioonilise elukeskkonna kergekäelist muutmist, näiteks tehaste, hoonete, rajatiste või tuuleparkide ehitamist põlisrahva kasutus olevatele maadele ja merealadele. Et sellise õigusliku staatuse saavutamiseks me selle rahvaalgatuse tegime. Ja ma loen siit edasi, et põlisrahva eelnev vaba ja informeeritud nõusolek on see, mida need rahvusvahelised lepped eeldavad ja nõuavad, et riik ei tohi enne põlisrahva maadel midagi teha. Ja Eesti Vabariik eksisteerides Saaremaa põlisrahva maadel ja merealadel ei ole seni küsinud Saaremaa põlisrahvalt eelnevat vaba ja informeeritud nõusolekut, ei Saaremaa merealade koostatud riiklike eriplaneeringute koostamiseks ega nende järgselt teostatud enampakkumiste korraldamiseks ja merealade müügiks. Ja saarlaste esindajad on nende riiklike otsuste vaidlustamiseks esitanud siis kohtule kaebuse, nii et nende kohtukaebustega me alustasime eelmiselt suvel, läbisime halduskohtu, ringkonnakohtu ja riigikohtuga jõudsime ka siis lõpliku lahendini käesoleva aasta jaanuaris. Ja nüüd nende kohtulahendite keskseks teemaks on, et põlisrahval puudub kollektiivne kaebeõigus, olenemata sellest, et me oleme täiesti esinduslik organisatsioon, hulga kihelkondade valitud esindustega, maaesindusega ja kõigi rahvusvaheliste lepetega, siis Riigikohus lähtub sellest, et kui sellist seadust ei ole, on see õigust mõista. Ja kui nüüd Riigikogu põhiseaduskolleegium ütleb ka, et ei saa meile õigust anda, siis me ootame nüüd seda kirjalikku pöördumi või otsust, kuidas nad selle siis formuleerivad. Suuliselt on see meile edastatud, kirjalikult veel mitte. Me saadame need siis Euroopa inimõiguste kohtusse edasi ja ootame sealset kommentaari. Nii et ja see tunnustamine, kuidas siis saarlased on toimetanud, me tegelikult võtsime eeskuju läänlastest ja virulastest, kes oma enesemääramised tegid põlisrahvastena juba enne saarlaseid. Ja me lähtume ühiselt siis sellest ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioonist, mille vastuvõtmisel Eesti osales. Seal umbes 10 aastat valmistati seda ÜROs ette. Meie esindajad väga toetasid selle asja vastuvõtmist, millegipärast jätsid siis Eestis rakendamata. Ja see deklaratsioon siis nõuab põlisrahvastelt lisaks enesemääramisele ka enesemääramise teostanud põlisrahvaste tunnustamist. See, mida me siis taotleme Eesti Vabariigilt või siis teiste põlisrahvaste poolt. Ja kuna selline klausel oli sees, siis saarlaste enesemääramisele esmalt järgnesid läänlaste, virulaste ja saarlaste delegatsioonide vahelised läbirääkimised ja 25.
novembril siis 2023. aastal, 1,5 aastat tagasi, siis allkirjastati Saaremaal Valjalas pidulikult läänlaste, virulaste ja saarlaste vastastikuse tunnustamise ja koostöölepingud, nii et meil on nad väga kenasti vormistatud, vöökirjadega kaunistatud, interaktiivsed. Te leiate nad veebilehelt maarahvas.ee. Sellest maarahvas.ee lehelt, kui te neid tunnustuskirju vaatate, siis need on interaktiivsed, kõik sinisega tähistatud teksti osad. Lähme sinna alla, Maarahva platvormi alla lehte, seal on vaata lähemalt. Ja kui vaatad lähemalt, siis on üleval saarlaste ja dokumendid ja sealt leiate ka need tunnustuskirjad saarlaste, läänlaste, saarlaste ja virulaste ja need omavahelised. Ja sealt edasi, kui te neid loete, sealt leiate ka kõik viited ja võite põhjalikult tutvuda nende rahvusvaheliste dokumentidega. Nii et selline töö on meil ära tehtud. Nii et ma arvan, et selle eeltöö eest me esitame ka arve ja palume selle Euroopa Inimõiguste Kohtul meile hüvitada ja võib-olla siis Eesti riigilt välja nõuda, sest paistab, et Eesti riigi ametnikud ei ole vaevunud seda tööd tegema. Kas teil on mingid kriteeriumid ka, et mille kaudu põlisrahvaks liikmeks ennast määratleda, et kas peab olema Saaremaal sündinud, kas peab olema saarlasest vanemates sündinud, isegi kui on sündinud siis väljaspool Saaremaad, mandril või kuskil mujal, on mingisugused kriteeriumid paika pandud? Ja need on kõik samamoodi, nendest samast rahvusvahelistes lepetes kirjas. Ja selle eelduseks on, põlisrahva liikmeks olemise eelduseks on see, et kui me võtame, et põlisrahvas on kogukondlik ja põlisrahva kihelkondade kaupa, need kogukonnad saavad võtta enda liikmeks, keda nad tahavad. Aga need, kes seda otsustada saavad, peavad olema siis põliste juurtega, ehk vähemalt üks esivanem peab olema selle kihelkonna elanik olnud ja me esivanemates läheme siis enne 1924. aastat, sest Eesti Vabariik muutis kihelkonna piirid ära ja kaotas kihelkonnad omavalitsusüksustena 1924. Ja selle esimese Eesti Vabariigi algaastatel käis kõva vaidlus selle üle, et kas jätkame kihelkondade Eesti ja maade konföderatsioonina või valime siis vabariigi mudeli. Ja kahjuks sellel perioodil sotsid võitsid ja kehtestasid meile prantsusepärase unitaarriigi ja vabariigi. Alternatiiv oleks olnud Šveitsi tüüpi konföderatsioon ja sellest me ka eelmine kord rääkisime. Ja nüüd me siis esitamegi küsimusi, et kas me ei peaks tagasi pöörduma selle teelahkme juurde, kus võib-olla valisime vale tee, sest kui me oleme 2 korda järjest jõudnud olukorda, kus riik on elanikest võõrdunud, siis võib-olla selle riigi alustes ongi mõni viga, mida peaks tegema, et selles kihelkonna tasandil olid elanikud kaasatud otsuste tegemisse ja maade tasandil samuti. Nii et siin on kindlasti mõtteainet ja põhiseaduskomisjonile oleks tööd kui palju, kui nad nende poolt ette kirjutatud juhiseid täites kiiresti ei võtaks seda asja päevakorrast maha, vaid võtaks selle arustada. Nii et sellise põlisrahvaste õigusriikliku tunnustamise ja kaitse küsimine, mida me siis selle rahvaalgatuse käigus ka tahtsime saada. See algas siis vastastikul tunnustamise ja koostöölepingute sõlmimisega Saaremaa, Virumaa, Läänemaa põlisrahvaste vahel. Ja sellega me juba olemegi täitnud täievoliliste põlisrahvastena esmase tunnustuse saamiseks rahvusvaheliste lepetega kehtestatud nõuded. Ja nüüd me taotleme seda siis ka Eesti Vabariigilt. Taotleme nii tunnustamist kui ka kaitset. Sest põlisrahvad on teadupärast vähemuses ja ühegi maa põlisrahvas ei saa ju Eestis enamust moodustada, eks ole, läheb paratamatult vähemuste kaitseks ja inimõiguste kaitseks see teema. Ja kuidas saab siis riik otsustada vähemuste territooriumil enamuse õigusega mingid maade maha müümist, kui kohalik rahvas seda ei taha, see on ju vägivald. Nii et ka selleni peame jõudma. Ja nüüd on mõned punktid selles kollektiivses pöördumises, mille siis allkirjastasid need inimesed, kes meid toetasid. Et seda petitsiooni allkirjastes tunnustati Saaremaa põlisrahva enesemääramist, sellel tehtud otsuseid, selle otsusega liitunud saarlaseid ja nende esindajaid rahvusvahelise õiguse subjektina. Et kui me nüüd oma kaebusega läheme Euroopa Inimõiguste Kohtusse, siis me sisuliselt olemegi
rahvusvahelise õiguse subjekt. Need künnised, mis sinna olid vaja, on ületatud, kohtuastmed on läbitud, tõendusmaterjalid on olemas, materjalid on inglise keelde tõlgitud, vandetõlgi poolt kinnitatud ja nii edasi. Et see kõik on päris kulukas protsess, aga me oma esinduskoguna toimetades oleme täiesti sellel tasandil, et me võime vabalt rahvusvahelisel tasandil ennast esindada. Ja siis need inimesed, kes meid toetasid, nõuavadki, et tunnustatakse enesemääramise teostanud Saaremaa põlisrahvast rahvusvahelise õiguse subjektina ning saarlaste valitud esinduskoguna toimiva seltsingu Saaremaa põlisrahvas õigust esindada Saaremaa põlisrahva huve, sealhulgas kaebeõigust. Seda sama kaebeõigust, mida Riigikohus tunnistada ei tahtnud. Et nüüd, kui me võtame ükspärast, me valisime seltsingu. Seltsing on selline võlaõigusseaduse alusel Eesti Vabariigi seaduste järgi täiesti juriidiline keha olemas, aga tal puudub igasugune aruandluskohustus. Et meil on olemas ka Saarte Maakogu MTÜ, mis liidab siis kõiki kihelkondlikke MTÜ-sid, mis meil on kihelkonna kogudena moodustatud, aga MTÜ-ga kohtusse minnes peab võtma kohe advokaadi ja maksma kallist raha. Ja teine asi, et siis peab andma aru oma tegemistest Eesti Vabariigile, kuna Eesti Vabariik ei taha meid tunnustadagi, siis aruandlust me esialgu teha ei kavatse. Ja me ei anna ka välja kõiki neid nimekirju, kes on meiega liitunud puht julgeoleku kaalutlustel, sellepärast, et meil on ka selgelt riigikaitseline mõõde, et kui põlisrahvas on üle elanud kõik riigikorrad ja ka see riigikord, esialgu me loodame seda päästa ja kaitsta, aga kui ta peaks vahetuma ja tulevad jälle võõrad, ega me ei pea siis avaldama kõiki, kes siin on organiseerinud ja kes on juhid ja kes on valitud isikud, aga need, kes on siis valitud sellesse esindusrolli, et siis nagu ma pean siin olema avalik selles töös. Ja teine kollektiivse pöördumise nõue on see, et me nõuame, et tagatakse põhiseadusliku korra kehtimine Eesti Vabariigis, sellepärast, et Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahv 3 sätestab selgelt, riigi võimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Ja rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid on Eesti õigussüsteemi lahutamatu osa. Nii et kõik need lepped, millele me tugineme, peaksid olema siis meie õigussüsteemi lahutamata osa, millegipärast ei ole neid veel selleks muudetud. Ja nüüd siis selle toetajate poolt omakorda toetus ja nõue, et Eesti Vabariigi Riigikogu, Vabariigi Valitsus, kohtud ja Riigikohus teeksid otsused, millega tuvastatakse ja välistatakse Saaremaa põlisrahva diskrimineerimine, tagatakse Saaremaa merealade ja maade müügiks ja sinna tuuletööstust rajamiseks ilma Saaremaa põlisrahva eelneva, vaba ja informeeritud nõusolekuta juba tehtud ja algatatud riiklike otsuste kohene lõpetamine. Ja keelustatakse ja välistatakse koheselt uute ilma Saaremaa põlisrahva eelneva, vaba ja informeeritud nõusolekuta kavandatavate riiklike eriplaneeringute koostamine ning Saaremaa maade ja merealade müügiks algatatud otsuste ettevalmistamine. Nii et nõuded on väga selged, seda on toetatud piisavalt ja Riigikogule läinud pöördumises siis toetatakse ka meie seltsingu kaebeõigust ning Saaremaa põlisrahva ühiste õiguste kaitseks ja Eesti Vabariigi põhiseaduse kehtivuse tagamiseks vajalike edasiste otsuste tegemist kohtus. Nii et me oleme sellist rahulikult ja järjepidevalt selle kadalipu läbinud. Kadalipp on selline, et saad hoope vasakult ja paremalt, aga kui sa oled selle suutnud läbi käia, no siis oled jõudnud järgmisele tasandile. Nii et eks siis vaatame, kuidas seal järgmisel tasandil läheb. Ja küllap me varsti jõuame ka selleni, et mis me ka eelmine kord siin saates rääkisime, et ega me saarlased ei ole üksi. Et nüüd on aeg siis teistel appi tulla ja järgmise pöördumisega me oleme siis tõenäoliselt Riigikokku minemas juba mai lõpus, kus siis ülejäänud Eesti põlisrahvad tahavad seda sama. Et võimalus saarlaste mudeli alusel otsust teha oli, seda ei tehtud, nüüd tulevad teised appi ja me läheme kambaga. Vaatame siis, mis see seltskond seal teeb, igahjas on nad jäänud juba vähemusse, nii et vaatame, kaua neil siis seda julgust meile vastu hakata jätkub, sellest oma maad me ära ei anna. Ja nüüd 15. mail saabub järgmine kuupäev, kui
nendes riiklikes eriplaneeringutes tükeldatud kujul on siis erinevad riigiasutused teinud Saaremaal erinevaid plaane, üks neist on siis nende uute transiit elektriliinide rajamine, 330 kilovoldiste liinide tegemine. Neid tutvustati meil eelmise aasta novembris ja selle aasta veebruaris siis anti 4. märtsini aega protestikirjade kirjutamiseks. Nii et kõik põlisrahva kohalikud organisatsioonid Saaremaal tegid oma kirjalikud pöördumised ja need suunati siis seda liinide planeeringut menetlevale majandusminister Erkki Keldole. Ja kuna algselt pidi ta vastama 30 päeva jooksul, aga vist osutus liiga keeruliseks, siis muudeti selle vastamine 70 päeva pikkuseks ja siis see tähtaeg tuleb nüüd 15. mail. Ja need olid väga resoluutsed ja selged. Me ei anna oma maad ära, me ei loobu sellest, me keelame ära ja tahaks näha, kes siis tuleb meie maad ära võtma. Et riiklikute planeeringute sükene kõlav nimi on jäänud ühe rahva usalduse kaotanud võimul oleva kliki mingisuguseks viimaseks äriplaaniks. Ma usun, et sügiseks saame juba üle niigi sellest asjast, aga need sõnumid on edastatud ja ootame ka selle vastuse ära. Sa käisid täna ka muuseas EKRE fraktsioonis ja rääkisid põhimõtteliselt seda sama juttu natukene teiste rõhuasetustega võib-olla ilmselt, aga siiski, et mis pilt sealt vastu vaatas, et millist kasu võiks olla Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale see, et toetada põlisrahvaste liikumist ja miks mitte ka saarlasi? EKRE on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja siis eile siis põhiseaduskomisjonis olid ka EKRE esindajad kohal ja meie ettepanek, mis ma selle nii-öelda rahvaalgatuse põhjal tegin, ma tutvustan ka seda. See on üks eelnõu, millega siis me tahaksime ratifitseerimist, nende rahvusvaheliste lepete kehtestamist Eesti seadusruumis. Eelnõu on ette valmistatud, tasub ainult Riigikogule esitada, tegin selle kõigile Riigikogu erakondadele selle ettepaneku ja EKRE paistab, et on sellega nüüd nõus. Ja on ka veel üks teine ettepanek sinna juurde, nimelt moodustada Riigikogus siis põlisrahvaste toetusrühm. Me teame, et Riigikogus on erinevaid toetusrühme, seal on Taimaa toetusrühm ja mis seal kõik veel on, aga Eesti põlisrahvaste toetusrühma veel ei ole. Ma tean väga hästi, miks seal ei ole Eesti põlisrahvaste toetusrühma, sellepärast, et Taimaa toetusrühma liikmed saavad maksumaksja kulul Taimaale, aga põlisrahvaste toetusrühma liikmed võivad siis vastavalt Riigikogu kuludega minna näiteks Saaremaale või Virumaale, et see ei ole niivõrd atraktiivne, ütleme niimoodi. Aga kui me võtame selle funktsiooni, milleks nad seal nii-öelda oma ametit peavad ja rahva poolt on valitud, et ma usun, et ei ole EKRE ka ainus erakond lõpuks, kelle liikmete seast mõni oma põlisrahva juured üles leiab, aga EKRE on seda juba siis teinud, nii et kiitus igal juhul ja toetus ka on juba saadud, nii et vaatame, kuidas siis sellele reageeritakse edasi. Et need rahvusvahelised lepped, mida me siis kordaks ka veel üle, et Saaremaa põlisrahvas otsustas oma enesemääramisel, huvide, tahte ja õiguste esindamisel, tutvustamisel ja kehtestamisel juhinduda järgnevatest maailma põlisrahvaste õiguste kaitseks vastu võetud ja rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest ja lepetest. Esimene on siis rahvusvahelise tööorganisatsiooni Genfi 27. juuni 89. aasta põlisrahvaste ja hõimurahvaste konventsioon, mille lühend on ILO 169. See on üks keskne asi. Ja selle ratifitseerimine on Eestis tegemata, nii et seda me siis esimese ettepanekuna nõuamegi. Ja loomulikult see sama põlisrahvaste õiguste ÜRO deklaratsioon, mis on siis 2007. aastal vastu võetud, kus Eesti juba osales. 89. aastal Eesti ei olnud veel iseseisev riik, ei saanud osaleda. Aga Euroopa Parlamendi 18. aasta resolutsioon on siis maailma põlisrahvaste õiguste rikkumise, sealhulgas maade ja merealade hõivamise kohta tehtud, ja kus tungivalt soovitatakse kõigil Euroopa Liidu liikmesriikidel need eelnevad deklaratsioonid ja resolutsioonid ratifitseerida. Ja ma imestan, et miks siis meie tänane Euroopa Liidu truu või vähemalt Euroopa Liidu juhiseid paljudes küsimustes kiirelt täitev valitsuskoalitsioon neid asju ei ole tahtnud vastu võtta oma rahva huvides. Ja eelnimetatud dokumentide lepete loetelu saab vajadusel täiendada, neid resolutsioone on rohkem, me oleme nad kõik läbi töötanud, vajadusel valmis põhjendama, aga see eelnõu siis, mida me esitasime lahendusettepanekuna,
on iseenesest väga lihtne ja lühike selle konventsiooni ratifitseerimise seadus vastu võtta. Eelnõu iseenesest ongi nii pikk, nagu me seal näeme. Ja eelnõu seletuskiri on muidugi palju pikem. Ma seda seletuskirja ei hakka siia tooma. Seletuskirjale me oleme lisanud ka hulga muid teaduslikke põhjendusi. Ja eelnõu esitamisel on tehtud põhjalik töö, nii et mingeid vastuolusid seal rahvusvaheliste lepete vastuvõtmisel ei ole. Piisab, kui see lihtsalt esitada ja vastu võtta, aga teadupärast põlisrahvas ei ole erakond ja meie ütleme siis perspektiivis ei ole ka erakonnaks muutuda. Erinevalt siis Soomest, kus oli mingi perussoomalaiste erakond või meil on siin Eestis ka mingi põlisrahva erakonna katseid tehtud, ei ole eestlased põlisrahvas. Me oleme hulgast maadest koosnev ja riik ja meie põlisrahvaste ajalugu ulatub siis nende aegade ette, kui meid siin vallutada taheti ja me olime siis maade liit ja igal maal oli oma põlisrahvas ja eestlased on siis ennast riigirahvana kehtestanud meie iseseisvusdeklaratsiooniga ja sellel siis deklaratsiooni raames ka tunnustanud, et see on manifest kõigile Eestimaa rahvastele, et sinna tagasi pöördudes me saaksime õige otsa kätte. Milline see Eesti võiks olla, mis oleks rajatud nii-öelda erinevate maakondade põlisrahvaste õigustele? Milline riigikord see võiks üldse olla? Et sa siin juba mainisid tegelikult seda konföderatsiooni korda, et see eeldaks tegelikult mitte midagi muud kui mitte ainult põhiseaduse muudatust, vaid juba uut põhiseadust. No nii see on, et kui me võtame Šveitsi konföderatsiooni eeskujuks ja teame, et ajaloos vähemalt kaartidele Eesti ala märgitud konföderatsioonina juba tegelikult ajalooliselt palju sajandeid ennem, kui Šveitsis konföderatsioon tekkis. Ja seda me oleme ka varem rääkinud, et sel ajal oli Novgorodis vabariigiks märgitud kehand, mille ütleme siis demokraatia vormiks oli veetše, kus siis rahvas kõvasti karjudes võis õigust või seaduseid muuta. Meil olid see maade ja vanemate ja paremate kord ammu paigas ja oma seadused ja oma kord kehtis ikkagi väga rohujuure tasandil. Algas asi küla vanema valimistest ja lõppes siis ka maa esindajate valimistega. Ja niimoodi me siis seda asja siin põlisrahva liikumises vähemalt oleme teinud ja nende teiste Eesti maade põlisrahvaste enesemääramised, mis praegu järgnevad, tulevad kõik selle muistse korra alusel, nii et ma ei teagi, kas me peaksime alati kõiki teisi kopeerima, aga nende kogemustest me peaksime lähtuma, et me samu vigu ei teeks. Ja Prantsuse pärase vabariigi vigu me oleme siin juba korranud nii mitu korda, et võib-olla tasuks nüüd õppida ka oma vigadest juba. Ja teine asi, mis on ikkagi väga oluline, on siis see nii-öelda esindus- või osalusdemokraatia küsimus, et kui me oleme selles esindusdemokraatias ja valimiste vahelisel ajal otsustavad ainult need vähesed valitud, siis rahvas tegelikult võõrandub. Et me saame aru, et osalusdemokraatias reaalselt osalemiseks on vaja rahvast koolitada ja kasvatada mitu põlvkonda, et see ei tule nagu kohe. Et neid inimesi, keda poliitika ei huvita, ei tasu nagu vägisi valimiskastide juurde viia. Ja üheks meie põliseks teadmiseks ja kogemuseks oli ka see, et rahva esindajaks, küla vanemaks, kogukonna vanemaks, maa vanemaks valiti ikka peremeeste hulgast ja nende hulgast, kes suutsid ise rahvast toita, neid, kes olid hooldatavad või abisaajad või sulased ja tüdrukud. No neil lasti veel rahulikult elada, aga nende hulgast nagu juhte ei valitud. Et võib-olla see teadmine võiks ka jälle reaalsusesse jõuda. Nii et köögitüdrukust võib saada kompartei ülem, aga mitte korralikku maavanemat. No jah, ühe riigi lõhkumiseks, ühe kuningriigi lõhkumiseks või muidu lammutamiseks ja lagastamiseks on seda siin bolševismist alates kuni tänaseni tehtud. Aga me ei ole sellest õnnelikumaks saanud, nii et ma arvan, et olenemata sellest, et me austame kõiki inimesi, ei peame seda päris sõna-sõnalt täitma, et kõik inimesed on võrdsed, ega inimesed ei ole, kõik on erinevad, et me austame neid vastavalt sellele, kes nad on. Õige. Kui rääkida natukene tuuletööstusest ja tuuleturbiinidest Saaremaal, siis milliseid arenguid
seal kohaliku omavalitsuse tasandil on viimasel ajal olnud? No üks väga selge areng on nagu meil siin kaitseväeski, kus eelmised kaitsejuhid on liikunud edasi tulusale kaitsetööstussektori ametikohtadele. Nii teatas meie tänane vallavanem siin ajakirjanduse vahetusel hiljuti, et tema järgmine töökoht on siis tuuletööstuses. Ja ta on selleks ju ka valmistudes teinud kõiki neid planeeringuid Saaremaa vallas, mida rahvas pole tahtnud. Lisaks merealadele ka ja usinalt teeninud siis riigist tulnud ja arendajatelt tulnud juhiseid ja võetakse kuuleka teenrina ka nende palgale tõenäoliselt parema palgaga kui vallavanema kohal sai. Meenutame nüüd, kes see vallavanem on? Mikk Tuisk on tema nimi, ta on noor mees ehitusvaldkonnast ja lihtsalt noorte meestega on see lugu, et nad ei ole oma elukogemuses elanud üle mitut riigikorda ja usuvad teadust, nagu me siin oleme korduvalt pidanud viimastel kriisiaegadel aru saama, et need, kes väidavad, et nad usuvad teadust, need kahjuks ei oska kahelda selles informatsioonis, mida neile esitatakse, nad ei oska analüüsida, nad ei oska iseseisvalt mõelda. Ja kui nad veel rahapakki ka näevad, siis lähevad silmad ümmarguseks ja hakkavad kahjuks ka inimestele valetama. Et see on see tänase riigikorra õnnetus, ega ma ei arva, et me võiks oma elu ja töökohta valida, aga kui on selgelt nähtav arendajate lobi ja selgelt meie nagu vallasiseses arutelus me oleme esitanud päris teaduse põhjendusi, kuidas need asjad on kahjulikud, mida nad plaanivad ja kuidas rahvas seda ei toeta ja tänaste arendajate oskus sellest mööda minna ja teistes Eesti valdades ja maakondades seda sama asja ajada, seda sama riigimaa ja metsa mingitele arendajatele müües ja sinna planeeringuid läbi surudes, no see võitlus ei ole veel lõppenud ja ega meil Saaremaal ka asi alles algab, et õnneks meil veel ei ehitata ja ma võin ka siin öelda, et põlisrahvas ei näe tänasel vallavanemal töökohta tuulikutööstuse arendamisel, vähemalt Saaremaal, sest nii nagu nende elektriliinidega me ei luba, me oma maad ära ei anna, siia küll ehitada ei saa, aga võib-olla maailmas kaugemal kuskil kohti, kus saab seda tööd teha. No selgemat näidet nii-öelda huvide konfliktist, kui isegi mitte avalikust korruptsioonist on väga-väga raske leida, et vallavanem astub ise tuuletööstuse nii-öelda palgalistile sinna. Et see on ju olukorras, kus kogu tema vald on peamiseks selliseks kohaks, kuhu tuulikuid püsti panna, eelkõige pidades silmas merealasid ka veel. Et see on ju midagi sellist, mida peaks nagu väga-väga suure kella külge panema. No, tõime selle siin esile, see ongi tänast olukorda iseloomustav näide ja me ei ole sugugi verejanulised, et me tegelikult üritame oma selles põlisrahva tegevuses kaitsta neid õnnetuid siis teaduse usku läinud inimesi ja nende endi eest, eks ole. Me manitseme neid ja ma ei tea ühtegi teist kohaliku omavalitsuse Eestist, kus oleks esitatud siis selliseid eelnõusid, mis nõuavad vallalt nende tuulikuplaneeringute lõpetamist koos 10 lehekülgede teadusuuringutega. Et see Saaremaa haruldane, et siin hiljuti käis meil ju siin saates ka doktor Anti Kukkela ja see seos nüüd rahvusvaheliste teadusuuringutega on väga otsene ja peab ütlema, et maailmas on paljud teadlased meist huvitatud, sellepärast, et nendes kohalikes omavalitsuses Eestis, kus need tuuletööstus on juba rajatud, on katselabor püsti inimeste tervisehädade uurimiseks võib kohe pihta hakata ja me ei tahaks tegelikult, et see asi laieneks, sellepärast, et need hädad on reaalsed, tulemused on juba ette teada, mujalt varasematest uuringutest selgunud ja sinna ainult siis nagu et kas tuleb keegi Kentmani poiss ja ütleb presidendile, kuidas tuleks ühes või teises küsimuses hääletada, tehakse otsus kiirelt ära, aga kui põlisrahvas seda rahulikult ja teaduslikult põhjendab, siis esialgu veel ei lenda, sellepärast, et ega me rahapakkidega ka kahjuks ei vehkle, et elame säästlikult ja püüame ka oma elukeskkonda
tervena hoida. Kuidas Maarahva platvormi ja Saaremaa põlisrahvast toetada saab üldse? Maarahva platvorm on meil suuresti virulaste algatus ja meie asjad on seal üles pandud, nii et ega me kõike dubleerida ei tahagi, see on meil ühine ja see on siis põlisrahvaste koostöökogu poolt majandatav. Nii et saarlaste, virulaste, läänlaste ja teiste nüüd liituvate põlisrahvaste esindajad on koostöökogus kaasatud. Me oleme oma tegevuse reklaamimisel olnud tagasihoidlikud, sellepärast et Martin Laine-sugused propagandistid võtavad meid kohe sõimata, milleks kõigeks nad on harjunud. Seda teevad Martin Laine ja temasugused propagandistid sõltumata sellest, mida te teete või ei tee. Seda ma võin teile kinnitada. Ja, aga neil on tellimus ja ega me ei taha asjatut nii-öelda vastuolu tekitada, et me püsime sellises mõistlikus, veenvas ja põhjendatud käitumises. Ja kui me jaanuaris korjasime Saaremaa rahvalt hulga toetusallkirju nende planeeringute vastu, põhjendades, et kui tänased vallajuhid saavad teada ja põhjendatud, et see on meditsiiniliselt ja keskkonnale väga kahjulik ja nad ikka teevad seda asja, teades seda, et siis võib juhtuda, et rahvas esitab süüdistuse. No selle peale siis Saaremaa vallajuhid sundisid oma alluvaid vallaametnikke minu suhtes kirjutama politseile kaebuseid, et ma neid ähvardan. No ja ka ajaleht trükkis ära, et ma ähvardan. Aga hoiatus ei ole ähvardus ja politsei tegi kindlaks, et mingit ähvardust ei ole olnud. Küll aga rahvas loeb muidugi seda, mida ajaleht kirjutab ja kaldub uskuma, kuni nad on seda, kuidas nüüd öelda, pea äravoolu usku. Aga see teadmine meil on, see teadmine, et me selle kadalipu peame läbima, kõik need hoobid kätte saama ja siis järgmisele tasandile jõudma on ka olemas. Nii et me tegelikult teame, kus me paikneme ja kuhu me liigume. Et see tagasilöögid on kõik arvesse võetud ja me liigselt ei järple oma eesmärkidega. Kui saate lõppu küsida, see küsimus, nii nagu Kreeka filosoofias alati teelos, ehk siis see eesmärk, kuhu te liigute, mis on see eesmärk selle liikumisel? No lähtudes siis sellest põlisrahvaks olemisest, võtame kõigepealt selle, et mis on siis ühe põlisrahva esindajana meie nagu idee. Et kui me tunnistame, et me oleme põlisrahva liige ja meid on põlisrahva kogukonda vastu võetud, siis need inimesed teenivad eelkõige oma põlisrahva huve. Et nad võivad olla ka kuskil erakonnas, nad võivad olla kuskil mujal tegevuses, aga teenides siis ka riigiametites või mujal teenivad ikka eelkõige oma kohalikku põlisrahvast. Et selline esmane juurte tunnistamine on kõige olulisem, et see ei ole mingisugune mängimine, eks ole, et olles nüüd jõudnud haljale oksale, lisaks siis võtan endale ka põlisrahva esindaja rolli. No, et see ei ole lisa, see on see alus, see on põhi. Ja see arusaamisele jõudmine ja rahvale selgitamine, et kui me oleme põlisrahvastena üle elanud kõik võõrad riigid. No, kellelt me siis veel peaksime õppima? Just. Et selle õpetuse kahjuks koolidesse ja rahvani viimisega läheb aega. Ma ütlen, et inimesed kasvavad osalusdemokraatias osalemiseks küpseks paari inimpõlvega. Me oleme aegalt olnud sellele lähedal, jõudsime selleni Eesti Vabariigi moodustamisega esimese ilmasõja lõpus, siis me selle kahjuks mitmete valede valikute tõttu kaotasime. Nüüd Eesti Vabariigi taastamisel lasime ka nõukogude aegsetel seadustel ja liidritel edasi kesta. Me ei ole olnud sõjakad ja kraaklejad, aga ilmselt oli see viga. Ja tulevad jälle järgmised valimised ja rahvas saab otsustada, keda nad siis oma juhtideks seekord võtta tahavad. Igal juhul, Kristjan Moora, ma tänan sind, et sa võtsid aega siia stuudiosse tulemiseks ja loomulikult palju jõudu veel kord teie kõikidele saarlastele, kes seal on, saare põlisrahvale ja kogu sellele liikumisele. No ma tänan, et soovin ka teistele põlisrahvastele siit saate kaudu palju edu, sellepärast, et ega see kerge tee meil ei ole ja tänan Markus sind ka, et see
võimalus meil ennast siin tutvustamas käia on olnud ja natuke järjepidevust ka, et me siiski räägime sama asja edasi, kui see eelmine kord pooleli jäime, nii et kui see kohtuasi on esitatud, vaatame siis, mis Euroopa meile ütleb ja kuidas meie tegevus rahvusvaheliselt tunnustatud põlisrahva ja reaalse de facto rahvusvahelise õiguse objektina õnnestub. Ma ei ole prohvet ega prohveti poeg, aga mulle tundub, et see ei ole viimane kord, kui me siin stuudios kohtume. Aitäh sulle! Aitäh!